6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. No nii, tere kallid rallisõbrad. 6. käik on see podcast, mida olete sattunud kuulama, sest algamas on järjekordne WRC ralli, seekord Horvaatias. Mina arvan küll, et kriminaalselt pikk on olnud see 2-kuuline paus. Nõustud sa, Roland Poom, minuga, et peaks mingi petitsiooni tegema, et see kevadine paus ei oleks nii pikk? Ja tere minu poolt ka. Paus oli nii pikk, et ma isegi põhimõtteliselt pidin GPS-i lahti võtma, et siia majja jõuda jälle. Et see on kriminaalselt pikk loomulikult. Vahepeal tundus, et nagu ununes üldse ära, et kas sõidetakse veel või sõideta või mis toimub. Et neid mikrofone siin täna sisse lülitades oli niisugune kõhe tunne küll, et rallimehed saavad ju testisõite teha vahepeal. Me peaksime ka mingi testiformaadi endale. Ja, et hakkame kolmapäeval pihta ja teeme tund aega mingit juttu, et saab näpud ja suu soojaks. Aga ei avalda seda? Ei avalda, jah. See iseenesest kõlab põnevalt. Aga korralduslikud teadaanded enne, kui me helistame Horvaatiasse Zagrebisse, kus meil ka oma mees on koha peal. Keegi juhtub kuulama meid mingist seadmest, mis tal ei ole kõige mugavam, siis olgu öeldud, et meid on leitav ka SoundCloudist, Google Podcastist, Apple Podcastist, Spotifyst ja tegelikult peaks olema leitav kõikvõimalikest podcasti rakendustest, mis te internetist leiate. Ja meie meiliaadress on endiselt 6kaik@delfi.ee. Saatke meile küsimusi, saatke meile ohtralt küsimusi, sest küsimustele meile vastata meeldib ja igasugused ülesanded, mis te meile annate, lahendada. Ja kõige rohkem meeldib need küsimused, millele me vastata ei oska, et me peame hakkama vastuseid otsima, siis on endal ka põnev. Just. Aga võtamegi siis kõne Zagrebis Jaan Martinsonile ja vaatame, mida tema põnevat on näinud ja kuulnud. No nii, Jaan, päike sealt Horvaatiast, kõigepealt, kuidas ilm? Ilm on praegu poolpilvine, vahepeal on päikest, vahepeal on pilvi, aga just praegu vaatasin ilmateadet ja hakkab öösel sadama ja sajab homme praktiliselt terve päeva. Kuivõrd palju sajab, kus kohas sajab, eks see on teadmata, aga selline info on ka tiimidele antud ja Ott Tänakuga eile rääkides ta väga selle vihma üle rõõmus ei olnud, sest nagu ta ise ütles, et stardib teisest liigast ehk tagapoolt ja vihmase ilmaga on siis tee igasugust muda ja sodi täis kurvid. Ja ta peab kõige sellega võitlema ja nagu ta ütles, et kui me reedese päeva saame üle elatuda, siis võib rahul olla. No sa oled eilses saadik seal Horvaatias juba koha peal. Mida põnevalt oled kuulnud, näinud, kellega jutu puhunud? No aga seal ei saanud eriti palju eile juttu puhuda ja rääkida, sellepärast, et mehed kirjutasid legendi ja polnud tiimi boksidesse pole endiselt asja, sellepärast, et ikkagi on see koroonakartus üleval. Aga mis on huvitav, et võistluskeskus on publikule avatud ja see on ikka tegelikult, see on meeletu mass praegu tormab sinna, kui suures ega sinna ei saa niisama minna, vaid tuleb osta pilet, mis on umbes 8 eurot, aga fänne on tõesti kõik kohad täis ja autogrammi sessioonil, kus kõik staarid jagasid siis oma allakirjutusi, seal oli ikkagi fännide mass ja kõik olid ääretult õnnelikud, kui said Tänakult ja Devillilt ja saab ikka Lappilt autogrammi. No siin on räägitud kuni 350 000 fännist, kas see tundub sulle reaalne? Tundub küll, jah. Sellepärast, et see on nagu hämmastav, et meie ei tea ju Horvaatia rallist mitte midagi, aga ütleme Horvaatia ralli elust, aga selgub, et see on ikkagi siin ääretult populaarne ja see Horvaatia ralli toimub juba, ma ei tea, 50 korda ja siin on hästi rahvusvaheline seltskond on siin võistlemas käinud, kui me vaatame kas või neid kõiki võitjaid ja see on umbes sama nagu Eestis on see populaarne, oli ka populaarne siis, kui meil ei olnud Marko Märtinit ja Ott Tänakut, et nii-öelda kohalikel rallidel oli ikkagi suurem jagu seltskonda koos ja kõik olid happy'd ja
nautisid kiiret autode kihutamist. No ma usun, et senine tipphetk on olnud eile ikkagi Otiga rääkimine. Mis säravat kõlama jäi Oti suust? Et me siin arutasime liftis, et kuidagi nagu maha kipub tegema ennast Hyundai. Ei, no tegelikult on see kõik see suur mäng, ega keegi ju tegelikult täpselt tea, mida rääkida ja keegi ei ütle ju välja, et mis seisus tegelikult ollakse, kui vaatame kas või tänast Shakedowni, siis ei olnud Hyundai ja häda midagi, päris kiirelt sõitsid ja mis oli huvitav tänases Shakedownis, Neville ja Tänak läksid erinevate rehvidega rajale. Tänakul oli 4 pehmet, 1 kõva, Neville'il 4 kõva, 2 pehmet. Ja tundub, et pehme rehv vähemalt tänasel päeval töötas paremini, sellepärast, et ka Kalle Rovampera oli pehmete rehvidega rajal ja Neville, nagu ma sain aru, pani siis viimaseks ehk siis kõige kiiremaks läbimiseks pani 2 pehmet, 2 kõva alla, nad miksivad, et selles mõttes on ääretult tänuväärne, et mehed teevad niisugust koostööd. Et tegelikult me ei tea üldse, mis saama hakkab, aga minu meelest kõige tähelepanu-väärsem ikkagi Ott Tänaku eilses intervjuud oli see, et kuidas ta slämmis seda Fiat ja seda hübriidsüsteemi ja kusjuures täpselt sama jutuga ka eilsetel pressikonverentsidel, mida kahjuks ei saanud ju ise kuulata, kuna samal ajal tuli rääkida Tänakuga. Täpselt sama juttu rääkisid nii Thierry Neville kui ka Kalle Rovampera, et hübriidsüsteem ei ole mõeldud rallisõidu jaoks praegu. Et seda tuleb kõvasti täiustada, seda tuleb töökindlamaks muuta, et praegusel kujul need asjad ei toimi. No Fiat tegi ju suure möönduse, 10 minuti pealt tõstis 2 minuti peale selle trahvi. No aga nagu Ott ütleski, et nad keskenduvad hoopis valele asjale, mis vahe selles on 2 minutit, 1 minut. Nad peavad keskenduma sellele, et hübriidsüsteem oleks töökindel. Eriti see, mille FIA nagu määrab WRC autodele peale. Teine võimalus on ikkagi see, et iga tiim saaks ise arendada hübriidsüsteemi, siis ei ole kellelgi mingit aukumist. 10 minutit ja kõik, sellepärast, et sa ei saanud oma tööga hakkama. Hübriid ei toimi. Aga praegu ei ole ju meeskondadel mingisugust võimalust seda hübriidi arendada, parandada, nii-öelda ekstreemsetes oludes, mida nad saavad testimisel teha. Panevad lihtsalt nagu Toyota tegi, lülitas jahutuse välja, vaatas, kas kestab. Seal on kuumade rallide jaoks ta mõtles, et vaatavad, mis toimub, aga mis tulemus oli, seda nad muidugi ei räägi. Et tegelikult ma kõige rohkem kardangi seda, et juba siin Horvaatias kellegi taaskord hakkab midagi lagunema selle hübriidi juures ja andke andeks, siis ju muutub ikkagi see ralli MM-saari üsna mõttetuks. Vaid Tänakul läks juba Rootsis ju suured punktid kaduma. No mis mängu me siin mängime? Just. Kas Ott rääkis midagi ka selle kohta, kuidas Hyundai'l testid läksid? Me teame, et täna test oli täielikus vihmas, mis homme võib tulla isegi kasuks. Ja ta ütles niimoodi, et jah, ta slikkidega sõita ei saanud, nüüd siis täna proovis testikatsel slikke. Loomulikult ta ei rääkinud palju nendest testidest, aga ta ütles, et auto on natukene paremaks läinud asfaltil võrreldes Monte Carloga, aga nagu ta ütles, need on tehtud väikesed sammud, aga oleks vaja suuri samme. Ja tegelikult, nagu ta ütles, nad teavad, mida nad peavad tegema, aga nüüd on otsustamise koht. Kas nad teevad, kuidas nad teevad, millal nad teevad, et selge see, et ta ju kaart ei ava, aga ta ütles, et see auto on asfaltil võimalik kiiremaks ja paremaks saada. Et saab näha. Tee siis oma esikolmiku ennustus ka ja põhjenda, millest su valik lähtub. Pagan. See on ääretult keeruline. Ma paneks esimeseks Thierry Neville'i. Nii, miks? Sellepärast, et ta stardib reedel paremates tingimustes ja ma usun Hyundai'sse. Nii, teine. Teiseks paneks Ott Tänaku.
ja kolmandaks paneks Great Priini. Tänaku paned üsna kõrgele kohale, arvestades tema stardipositsiooni. Panen küll jah, aga ma, nagu ma ütlesin, ma usun Hyundaisse ja ärge uskuge seda tiimijuhtide ja Tänaku juttu, et Horvaatias on eelkõige eesmärk kuidagi moodi finišisse jõuda ja nagu siis Hyundai tiimijuht ütles, et et me oleme ikka teistest pikalt maas ja nii edasi. Et tegelikult need asjad nii hullud ei ole. Kõik ju hädasasid, et Hyundai ei liigu ja siis selgus, et Rootsi ralli liikus küll. Aga Toyotale ennustad sa täielikku hävingut selle ennustuse järgi? No pakun küll, sellepärast, et Kalev Rovanpera, nagu ma saan aru, eelmine aasta ta ei sõitnud ju, palju ta sõitis? 5 kilomeetrit. 3 kilomeetrit või? 5 kilomeetrit. Jah, 5. Et ta ei tea ega tunne seda asfalti, mis on täiesti eripärane, erisugune. Ja kõik sõitjad ütlevad, et see on täitsa kummaline. Asfalt tundub, et on ilus ja tore ja kõik ainukene pidamist ei ole. Ja see asfalt on ju samal kiiruskatsel on erineva asfaltiga lõike ja igal lõigul on erinevad pidamised ja kõik. Ja nagu Ott Tänak ütles, refi valik saab otsustavalt ja see võib määrata ralli võitja, ralli kaotaja. Ja ma just sellepärast arvan, et Ott Tänak on osanud häid refi valikuid teha ja see on ka põhjus, miks ma Hyundai niimoodi ette panen. No selge. Mida sa täna üldse veel teed, et sul on kell 3 pool päeva ees, aga töö tehtud? No mul on põhimõtteliselt töö tehtud, aga mul siin pikk reis oli, tähendab hästi totter reis lennujaama 2 ümberistumist. Frankfurdist tuli täie kiirusega joosta, et lennuki peale saada ja siis paari minutise lõtkuga jõudsin lennuki peale ja siis mul on miksipärast hääl kähe, et ma proovin siin juua sooja teed meega ja ennast homseks valmis panna, aga eks ma jälgin, et mis siin ümberringi toimub. Kuule, aga selge, tee siis mõned pitsid kangemad ja siis hääl läheb iseenesest korda. No teeme nii. Tavai, homme räägime. Homme räägime. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Jätkame siit juttudega stuudiost. Roland, võtakski selle hübriidi teema vast kõigepealt ette, mis ongi kõige põletavam teema üldse kogu sarja minu arvates silmas pidades, mitte ainult Oti tegemisi, sest ralli võib ju olla ükskõik kui äge ja Ott võib olla ükskõik kui kõrgel, aga kui sul viimasel päeval see punane tuluke süttib, siis põhimõtteliselt tõmba potist alla see hea tulemus. Siis on tuksis, jah? No ega mis seal selles mõttes kokku võtta on, et hübriidtehnoloogia pidi tulema, see on kindel. Vana tehnoloogiaga edasi sõita ju on kuidagi tobe ja ükski tootja sellest nagu väga, nad ei saa huvitatud olla sellest, et tegelikult sõita vana tehnoloogiaga. Küll nad oli erinevaid vestlusi ja vastu sõnelusi ja mida iganes seal kõike. Aga lõpuks me ikkagi peame ju käima tehnoloogia kaasas midagi teha ja nemad peavad müüma oma tänavaseid autosi. Ja see on puhas show ja reklaam, mis seal toimub. Kas selles mõttes see point, mis me kuulisime siin just, et võib-olla tootjad võiksid ise oma hübriidsüsteemi välja arendada, et tegelikult see ju oleks päris aus lahenduse asjale. Ma saan aru, mille pärast need seda toimuda ei saa. Nii, miks? Sellepärast, et see annab suht suure turvariski, ma arvan, see toob turvariski välja, et FIA-l endal ei ole nagu ülevaadet täpselt, millega sõidetakse ja kui on kolmas osapool tarnija, siis on selles mõttes nagu reeglid paigas ja nii-öelda asi on kontrolli all. Kas see kunagi võiks muutuda? Ma arvan, et miks mitte, kui see asi on natuke arenenud seal. Kuidas sulle tundub lahendus, et tõmbame katkestamise puhul 10 minuti trahvi 2 minuti peale? Ega see nüüd midagi ei päästa, et eks see oli lihtsalt midagi oli vaja nagu ilmselt otsustada, et midagi teha, aga nagu midagi pole teha, siis lihtsalt
võeti selline otsus vastu. No suures pildis ei päästa mitte kedagi. Et kas sa saad nüüd seal päeva peale, ma ei tea, 6 minutit või 30 minutit, noh. On räägitud, et Otil oleks päästnud 6. koha punktid Rootsist. Nojah, selles mõttes mõne punkti oleks saanud. Seda küll. Kui palju neid rallisi on, kus 6 minuti kaotusega või mis iganes X kaotusega saad 6. koha punktid, ilmselt mitte igal rallil. Ma ei tea, kuidas me seda kokku võtame, et ilmselgelt uus tehnoloogia toobki kaasa uusi probleeme ja seda on ka varem sarjas ette tulnud uute autodega, nii et kui me selle aasta üle elame, siis ma arvan, uuel aastal on see süsteem kõik juba arendatud ja midagi teha ei ole. Niimoodi on, ma arvan, iga tehnoloogia vahet ei ole, kas on mingi tehnoloogia vidin või uus auto või mis iganes, et igal asjal on oma testperiood ja tulevad need beebivad välja. No alati, kui mingeid reegleid muudetakse või lõdvendatakse, siis tekib ka oht, et seda võidakse ka ära hakata kasutama. Hyundai ajutine boss, kes varsti võib-olla enam nii ajutine ei olegi, Julien Moncet tõi ka välja, et ta kardab, et seda võidakse hakata kurjasti ära kasutama, sest ajad meelega selle hübriidi lühisesse ja võtad ainult 2-minutilise trahvi ja säästad siis, ma ei tea, viimaseks päevaks näiteks rehve. Jah, see ma ei tea, ma sellegipoolest arvan, et see infot, seda datat on võimalik jälgida, et mis selle hübriidiga toimub, et kui põhimõtteliselt toimub väljasõit ja siis lähed ajad selle hübriidi segadusse, et pärast pannakse ühe autole taha ja vaadatakse, et kuulge, et see probleem... Arvad, et tal on nii kõva ajalugu taletamise võime? Ma arvan, et igal tehnoloogia seadmel võiks olla see võimalus, et jälgida datat, mis juhtus. Ja igal juhul me saame tavalisel... Aga ometi me ei tea, mis Oti autoga juhtus. No, ma arvan, et äkki keegi ikka teab. Aga ühesõnaga, mis ma öelda tahan, on see, et me saame ka täna jälgida kogu infot, mis ralliautol toimub. Meil on autosensorid täis, me teame kõike, kui väike probleem on, lükkad autole juhtme taha ja suure tõenäosusega saad sealt kohe vastuse kätte, mis probleem on ja kindlasti sama on ka hübriidiga. Nii et kas seda karta, et seda kuidagi ära kasutatakse, jah, seda võib niimoodi ilmselt ära kasutada, et ralli jooksul sa saad oma 2 minutit, aga tõenäoliselt peale rallit mingi kontroll võiks toimuda ikkagi või pärast siis hooldusparki tagasi jõudes mingisugune kontroll peaks olema, et mis siis päriselt toimus ja see kindlasti on ka seal. Hakkame stardirivi põhjal seda ennustust ka ise tegema, et mis sellest Horvaatia rallist võiks välja tulla. Kalle Rovampere läheb 2 aastat järjest Horvaatia rallile vastu liidrina. Déjà vu võiks öelda, aga vaatame, et kas sellest 5. kilomeetri postist seekord mööda saab, et mis Rovanperal on eelis võrreldes teistega, ma ei tea, kuidas ta selle endale välja rääkis, aga Pirelli testi sai tema teha reeglite järgi, siis Pirelli valib iga ralli eel endale tiimi, kellega teda testi teha, seekord siis Toyota ja Rovanpera. No ma ise endale tundub küll, et ma arvan, et seal Toyota natukene lobitööd on ka mängus, et vaadake, meil Kalle sai eelmine aasta ainult 5 kilomeetrit, et äkki võtate tema? Ma arvan, et see tegelikult päris nii ei ole. Et ma arvan millegi pärast, et see on ikkagi puhas Pirelli otsus ja et keegi seda mõjutada seal ei saa. Mis hetkel võetakse teisi sõitjaid, see on nende otsus, et ma arvan, et jah, seal vast päris nii tehtud. Ma loodan, muidu oleks kuidagi tobena. Aga kui suureks miinuseks sa seda ikkagi pead, et teised on selle ralli, kes rohkem, kes vähem ikkagi läbi sõitnud. Rovaperal on ainult legend eelmisest aastast. Kindlasti on selles mõttes miinus, et üks asi on legend, teine asi on, et sa selle legendiga sõitnud ka oled ja 3. asi on, et sa tead, kus mis pidamine on ja 4. kuidas olud võivad muutuda, kõik sellega kaasnev, et ma usun, et Rovanpera on piisavalt kogenud sõitja, et see legend klapib niikuinii, aga aru saada nendest oludest ja sellest pinnasest, siis ilmselgelt varasem aasta annaks selles mõttes eelise, et täna ta on natuke kehvemas seisus, küll aga ma arvan, et nii noor sõitja, siis ega teda väga ei huvita. Ta läheb oma asja ikka tegema. Küll aga on Kalle pluss jällegi see, et ta ei pea kuskile tormama, ta peab oma mingid punktid ära tooma ja oma liidri kohta kindlustama. Ja see on üks ralli ka ilmselt, kus... Aga ta ei pidanud tormama ka eelmine aasta. Jah, seda küll. Et ma arvan, et see on üks ralli, kus
me võib-olla Shakedowni põhjal praegu see, mis ma ütlen, võib kõlada halvasti, aga või tobedalt, aga et ta ei pürgi nagu sinna etteotsa lihtsalt sellepärast, et kui tal natukene kuulab ilmselt, mida meeskonnas öeldakse ja võib-olla ise natuke mõtleb, siis ta teab, et ta lihtsalt peab selle auto enam-vähem tulemusega koju tooma just selle põhjal, et saada need kilomeetrid alla ja tema jaoks põhimõtteliselt tundmatus rallis minna. Ma ei tea, võidu peale sõitma võib olla päris riski business. No loodame, et mees on aasta võrra vanem, et äkki siis tasakaalukam ka selle võrra. Loodame, jah. Rovanpera viimased 3 rallit, siis esimene, 4. ja 9. koht, viimased asfaltirallid, tegin selle statistika, võtsin ka välja, 4 asfaltirallit. Montes sai 4. koha, Monsas 9., Hispaanias 5. ja Belgias 3. Et poodium ja asfalt ei ole võõrad ka Kalle jaoks. Jaa, ei muidugi. Ta on väga palju asfaldi peal sõitnud. Ta on teinud kogu meistrisarjaga asfaldirallidel kaasa. Et ta on sõitnud asfaldi peal palju ja nagu näha, ega see WRC autoga hoog on ju olemas. Et kiiruse poolest ta kindlasti oleks võimeline võitma seda. Aga just kogemuse ja võib-olla ongi see, et natuke peaga asja mõelda, et siis ei oleks see kõige targem otsus ilmselt minna kohe ründama, et jah, kui tunne on juba esimese päeva lõpus hea ja teine päev hakkab sujuma, siis on juba teine teema, et saab suruma hakata. Järgmisena siis teisena läheb rajale Thierry Neuville, Hyundai piloot, kaotab MM-sarja üldarvestuses Rovanperal 14 punktiga. Viimasel Horvaatia rallil sai 3. koha, kaotas siis oli 8 sekundit, mälu järgi ütlen Ogiele. Ogier ju edestas vaid 0,4 või 0,6-ga Evansit. Viimased 3 rallit temalt kohad 2., 6., 4., viimased 4 asfaltirallit, Monte 6., Monza 4., Hispaania 1., Belgia 1. ja on teada-tuntud fakt, et asfalt Neuvillile sobib. Ja Neuvililt ootan ma ka kindlasti head tulemust siit, et nagu Hyundai on siin varasemalt rääkinud, et selgelt välja öelnud, et nemad arvavad, et nad on teisest meeskondadest maas, siis ise seda nii tõepähe seda infot ei võtaks, et see auto kindlasti on võimeline kiiresti sõitma ja Neuville asfaldi peal väga hea. MM-sarjas 4. kohal, aga stardib meil Horvaatias 3. Gus Greensmith, viimased kohad 5. ja 8. Viimasel Horvaatia rallil siis 7. koht ja viimased 4 asfalti, Monte 5., Monza 8., Hispaania 6. ja Belgia läks nihu, seal alles üldarvestuses 47. koht, aga vaata, palju pole vaja, et olla väga kõrgel kohal üldarvestuses 2 5. kohta. Ja tegelikult ma täiega tahaks näha ta sellist jätkuvat arengut, sest see aasta on tal ju tegelikult väga head. Kõvasti parem juba kiiruse poolest. Et jah, kui me võtame ralli tulemused, et 5 näiteks siis, et seal sees tegelikult oli ka katsevõital Montest ja see areng on olnud selline minu meelest üpriski viisakas. Et mina ootaks küll tegelikult päris sellist head sõitu, et kui ta suudaks oma kiirusega kuhugi sinna top 5 juurde katsete peal jõuda, et see oleks ikka juba väga hea temal. No Shakedown kõige parem ei läinud, 7. koht jäi maha 6 siiski, jäi maha Rovanperast 2,3 sekundiga. Jah, alla sekund kilomeetri kaotust ja kui võtta juba näiteks Ott Tänak, siis kaotus on tegelikult, kaotus per kilomeeter on üpriski väike, et ei, ta on ikkagi 8, siin on vahepeal Evans ja käinud 4. 8 on jah, 4. läbimised on juurde tulnud. Kokku siis kaotab 2,3-ga just Rovanperale. Jah, veidi alla sekund kilomeetri. Nii et ma ei tea, vaatame. Ma arvan või pigem ma loodan, et ta selline jätkuv areng kestab. Takamoto Katsuta üldarvestuses 6, meil stardib 4. Viimased rallilt temalt 4., 8., 7. Horvaatias eelmisel aastal oli 6, võttis isegi 2 katsevõitu
Pikkadel katsetel 20,77 kilomeetrit oli selle katse pikkus, mis ta nii esimesel kui ka teisel läbimisel võitis ja viimased 4 asfalti temalt Monte 8, Monza 7, Hispaania 40 ja Belgia katkestamine. See Belgia katkestamine on kõigil silme ees vast päris pikka aega veel vastu posti. Aga ma ei tea, kui suureks me peame Katsuta poodiumi võimalust. Katsuta on imelik sõita selle poolest, et tal reedel nagu ei saa hästi vedama, tal juhtub kogu aeg, kõik asjad juhtuvad ära. Ja siis tuleb laupäev ja siis ta hakkab katsevõite võtma. Reedel ta on nagu kuskil tagaotsas ja käib kraavist kraavi ja laupäev lihtsalt hakkab katsevõite võtma. Minu meelest see on nagu selline tavaline asi juba, mis Katsuta puhul on. Ei oska üldse aimata ka, mis ta nagu tegema võib hakata. Et puhtalt ajaloo pealt eeldaks, et reede on suht tagasihoidlik ja laupäeval paneb hoogu. Katsuta järel läheb starti Greg Breen. Greg Breen meil üldarvestuses 7. kohal 16 punktiga. Monte Carlos mahtus poodiumile, aga rallivõitu sellel mehel veel endiselt ei ole. Viimased rallid 36, 3. ja 3. Horvaatia sai 8. koha, aga seal oli väike refivahetus. Viimased 3 asfaltirallit Monte 3, Belgia 2, Horvaatia siis 8. Enne seda Horvaatia rallit on osalenud Sanremo rallil ja pidi selle mootori rikke tõttu katkestama. Jaa, Greg Breen on võib-olla see võib-olla nagu loogika ütleks, et ei tahaks nagu midagi väga erilist talle siin panustada tema peale, et ta kuhugi kõrgesse mängu sekkuks, aga ma arvan, et ta sekkub. Ma ei tea, miks. Ta on asfaldi peal selles mõttes põhimõtteliselt sündinud. Inglismaa asfalt on väga keeruline sõita. Ta on seal palju oma elu jooksul sõitnud UK-s. Ja need katsed seal on päris keerulised, nii et ja samamoodi väga vahelduva pinnasega. Ma arvan, et Gregil võib minna päris hästi siin. Võib-olla jälle ajalugu ei näita, et võiks, aga ma usun, et läheb. Greg Breen Unibeti koefitsientides on 1, 2, 3, 4, 5 tõenäoline võitja koefitsiendiga 6,50 ja esikolmikusse pääsemise koefitsient on üsnagi soliidne 2,25. Ja kui me pärast teeme neid oma panuseid, siis ma võin juba ära spoilida, et Greg Breen saab minu number 3 olema. Aha. Esa-Pekka Lappi tuleb Greg Breeni järel 6. stardikohalt. Esa-Pekka Lappil on siis Rootsi rallilt 3. koht all ja see annab talle üldjärjestuses 8. koha. Viimased 3 rallit temalt siis 3., 4. ja 7., aga teatavasti ta eelmine aasta täit hooaega ei teinud. See 3. ralli on seal alles Portugali ralli ja osales siis WRC2 arvestuses, mille ta ka kindlalt võitis. Horvaatias teeb ta debüüdi, aga kuidas me hindame, Lappi ja asfalt käib kokku? Jälle selles mõttes sõitja, keda on hästi keeruline kuhugi paigutada, ma arvan, niimoodi panuseid pannes. Võib olla väga kiire ja võib juhtuda, et ei saa nagu väga, kas ei saa seadistusele pihta, on vaja kogu aeg mingi muudatusi teha või on olud liiga vahelduvad tema jaoks. Et ma arvan, et mida ma arvan, et ta tuleb seal suht keskel kuskil, et see, kus ta ka shakedownil on, et 5., 6., et ta sinna auku võiks tulla ralli, et ma usun, et see ei ole ka ta enda jaoks kõige mugavam ralli, mida sõita, et siin on hooaja peale kindlasti rallisi, mis sobivad talle oluliselt rohkem. No Lappi võidukoefitsient on päris krõbe, 21,0, aga mis mulle meeldib, et ta oli hästi positiivne, hästi sillas sellest oma esimesest asfaltitestist. Ütles, et ma tahan hästi sõita, ma tahan võidelda, ma tahan teha puhta ralli ja ma olen kindel, et ma teen selle ära, mis on nagu täiesti risti vastupidi sellele, mis agendat Hyundai ajab, et ärge meist midagi oodake, et me asfaldil oleme nii maas.
et ma arvan, et selline positiivne suhtumine, et psühholoogial on ka rallispordis oma tähtis roll, et see võib teda päris kaugele viia, jah? Ja selles mõttes mulle meeldib, et ta mindset on täiesti teine, mis on varasematel aastatel olnud, et see on, ta ei pane endale üldse mingit pressure'it peale. Ta lähebki, teeb oma asja, kui varasemalt oli, ma ei tea, katse lõpus tuli, võttis mingi katse pealt viienda aja ja siis oli juba seal, tegi nägusi ja ei sobinud midagi, et see mindset, millega ta see aasta on tulnud, on ikka väga midagi teistmoodi ja tegelikult on ju katse lõppudes ka näha, et kui varasemalt seda happy lapit väga ei näinud, siis pigem nüüd ikka on ta kogu aeg heas tujus, kui midagi on tuksi läinud, siis ütleb, et saame üle ja lähme paneme edasi, et ja muidugi see, nagu sa just lugesid ette, mis ta selle rallialise testi kohta ütles, et see annab selles mõttes hea ülevaate, et tõenäoliselt kuidas ta tunneb ennast seal, et tunneb hästi ja ta tahab puhast rallit teha, ta ei pea minema võitma ja ma arvan, et ka kui ta puhta ralli teeb ja tuleb siin umbes keskele 5. koha peale, midagi sellist, see on minu meelest väga hea tulemus juba. Ja veel ütles, et ta väga kaifis seda lisapuusti, mis neil nüüd hübriidi näol on asfaldil võtta, ütles küll, et kitsaste teede kohta on seda puusti natuke liiga palju, et seal on võib-olla potentsiaalne ohukoht lapi puhul, aga ei, muidu huvitav vaadata, mis temast saab. Oliver Solberg järgmisena samuti teeb Horvaatias debüüdi, võib-olla mõni küsib, et miks meil on siin Hyundai antud Solbergi käsutusse, mitte Sordo käsutusse, siis Sordo me teame, tuleb Portugalis. Viimased 3 rallit Solbergil 6 katkestamine ja 5 asfaldil, Montes katkestas, Monsas 5, Hispaanias 7 ja Belgias elektrisüsteemi rike. Oliver Solberg, mis lati talle seame? Oliver Solberg oodatust... Kusjuures isegi kõige kehvema võidu koefitsiendiga, isegi Lubeel on parem. Solbergi võidule panete, siis 81 kordne võit on garanteeritud. Peaks natuke igaks juhuks panema või? €1 võib panna. Ei, Oliver Solbergi puhul see areng on olnud täiesti üle ootuste minu arvates. Et me küll oleme, ma ei tea, mina arvasin, et ta loomulikult häid katseaega võib sõita, aga tegelikult, et ta tuleb ka hea tulemusega rallisi lõpuni. See on olnud väga positiivne üllatus see aasta. Mida ta siin kui nüüd hakkab tegema? See jälle uus ralli tema jaoks, keeruline ralli, tähtis oleks pigem nagu jätkata selle teel püsimisega, et siin selle rallil võib väga palju juhtuda, nagu me oleme varasemalt näinud. Jälle, ma arvan, et ei ole mõtet hakata positsiooni talle nüüd siin ette ennustama. Kui ta suudab selle ralli kiirusega lõpetada, ma arvan, et see eesmärk on täidetud jälle. Tal ka tulevad alles need rallid, kus ta kindlasti tunneb mugavamalt ennast, kus ta kindlasti on kiire. Nii et ega see Horvaatia ralli on tegelikult päris paljude sõitjate jaoks selline suhteliselt keeruline võistlus. Ja ma arvan, et seal on üksikud sõitjad, kes tunnevad ennast väga mugavalt seal. Aga aitab Solbergis, sest järgmisena 8. stardikohal on juba Ott Tänak. Punkte küll väga palju ei ole, 5 punkti siin Rootsi ralli Shakedowni võidu eest annab siis 11. koha alles, aga me jõuame selleni, et Elvin Evansil on seis veel kehvem. Viimased 3 rallit, selle rea vast jätaks vahele, seal on 20 katkestamine. Horvaatias oli siis esimene mees, kes poodiumilt välja jäi eelmine aasta, ei tundnud ennast kõige mugavamalt asfaldil selle autoga, aga ikkagi kõike seda arvestades 4. koht on üsnagi soliidne. Viimased asfaldirallit siis Monte katkestamine, Hispaania katkestamine ja Belgia 6. Seda eeltööd tehes, huvitav, kuidas aju töötab, et kas sul tuleb Hispaania katkestamine kohe paugust ette? Ei tule ausalt öeldes. Googledasin, leidsin, silm püüdis kinni sõna känd. Kas siis tuleb? Jaa, tuleb känd, muidugi. See selleks, aga Oti seis, ma ei tea. Oleks vaja hakata poodiumile.
nagu Oti puhul on selles mõttes lihtne, et tõenäoliselt kas on täiesti eesotsas või on midagi tuksis. Et see, mis oli eelmine aasta, et ta sõitis 4. koha peale, et kas ta see aasta sõidaks ka sinna 4., 5. koha peale, no vaevalt. Juhul, kui midagi on halvasti, midagi on autoga tuksis, jah, siis tõenäoliselt, kui neid probleeme ei ole, siis ta kindlasti sekkub nagu kõrgesse mängu, seal ei ole mingit kahtlust. Kui kaua saab neid pekki minna, neid rallisi? Ütleme, tõenäolises teooria ütleks, et võiks ta kuhugi etteotsa paigutada küll. No tõenäolises teooriat toetab ka Unibeti koefitsiendid, kes paigutasid siis Oti 3. kohale koefitsiendiga 4,75. Temast eespool on ainult Evans ja Neville 4,50. No huvitav oleks näha, millised on need koefitsiendid näiteks Iiri panustamiskontoris, et ma arvan, et seal on hoopis teistsugused, et eestlased kahtlemata usuvad Otti, et ega siin ei olegi muud, et Shakedowni esimene läbimine, mõned ütlevad, et see näitab vast kõige rohkem midagi. Oli talt kõige soliidsem, aga siis lõpuks Rovanpera ja Neville sõitsid selle aja ikkagi üle. Eelmisel aastal ta ju võttis ka ühe katsevõidu vähemalt. Ja, oli küll. Ja oli seal lühematel kui 10 kilomeetrit oli ta seal alati eespool. Pikematel alati kaotus. Kust see tuli, võt ei oska öelda. Seda kommenteerida hetkel ei oska. Ja võib-olla mäletasin veel eelmine aasta, aga tänaseks enam ei mäleta. No seal oli tagavara rehvidega tasakaalu mängimine ja siis oli ka see vale rehvi valik, mis Hyundai tegi laupäeva hommikul. No see kõlab ainukese loogilise asjana, jah, et seal pidi olema rehvi teema, nii et ma usun su väidet. Aga 8 autoga loomulikult stardirivi ei piirdu, 9. kohalt stardib Elvin Evans, keda peeti ju tegelikult alguses üheks tiitlisoosikuks, aga seis on nüüd selline, et ta kaotab isegi rohkem kui Ott. Suur see vahe nüüd on. Elvinil on 4 punkti, ta kaotab 42 punktiga ja on toodud huvitavat statistikat välja Dirtfishi meeste poolt, et alates 2010. aastast, kui meil see praegune punktisüsteem on olnud, on suurim vahe, mis pärast teist etappi on tagasi sõidetud, on olnud 12 punkti. See on siis 3,5 korda väiksem vahe, kui on praegu. Ja siis selle vahe sõitis toona, see oli aastal 2018, Neville'i vastu tagasi loomulikult Sébastien Ogier. Uhked numbrid. Neville või sellel, kes ta nüüd on, Evansil on kindlasti ruum ja võimalust veel, nii et hooaeg on alguses. Loodame, et kõikidel sõitjatel läheb kõik paremuse poole. No viimane Horvaatia võiks nagu lootust anda. Teine koht siin vist oli päris viimase katse mingid viimased kurvid, kus ta seal natukene väristas. Ja täpselt see oli ikka suht katse lõpp. Et ma iseenesest, ma panustaks Evansile suht head rallit. Ma üldse ei kahtle, et ta siin head tulemust ei tee. Samamoodi ju asfaldi peal väga hea sõiti alati. Et kui me vaatame tagasi näiteks eelmise hooaja peale, siis sul on need numbrid ees praegu ilmselt, et asfaldid peal ta oli ikkagi väga hea tegelikult. No viimane asfaldiralli, mis oli Monte Carlo välja jätta, siis Monsas teine koht, Hispaanias teine, Belgias 4. Ja, ideaalne selles mõttes põhi all, et siin teha head tulemust. Adrien Fourmaux tuleb Elvin Evansi järel. No temal on Horvaatiast ainult head mälestused, sest tegi ta ju eelmisel aastal oma WRC debüüdi seal samas ja debüteeris kohe 5. kohaga. Kuigi viimased asfaltirallid üldiselt pole väga hästi läinud. Montes 3. katsel avarii, Monsas 55. koht, Hispaanias 16. ja Belgias katkestamine. Adrien Fourmaux. No ta alustas seda hooaega kindlalt täiesti vale mõttemaailmaga. See oli juba eos teada, et siit ei tule mitte midagi välja. Mis see Montes toimus, see oli... Kui ta oma laused välja ütles, et ta põhimõtteliselt läheb nüüd panema, siis oli teada, et see lõpeb ka kohe ja lõppes ka. Et peale seda mees käis M-spordis ehitas oma autot üles
oli abiks mehaanikutele. Nii et sai kõva peapesu kindlasti ja ma usun, et ta on toodud maa peale tagasi ja ta peab rallisi lõpetama nüüd. Nii et ralli tuleb lõpetada tal ja kui ta suudab ka, jälle lõpp-positsiooni pole mõtet ennustama hakata, aga kui ta suudab teha siin häid katseaegu ja näidata stabiilset kiirust, siis on juba väga hästi kõik. Ja meil WRC autode rivi lõpetab minu jaoks kõige huvitavam mees, et mida tema suudab siin rallil teha, keda pole ammu näinud, pool aastat vist on paus olnud pikk, Pierre-Louis Loubel. Esimest korda Ford Puma ralli 1 autos, tegelikult päris esimest ei ole, sest ta sai testida sellises kohas nagu Lõuna-Belgia rallil ja sõitis siis selle sama autoga 0 autot. See auto kuulub muidu Jordan Serderidisele, millega ta 0 autot sõitis ja kuulake nüüd, et peaks olema eeldused väga kõrgeks kohaks, sest sõidata siin ju lööbi Monte Carlo võiduautoga, tal on lööbi insener ja tal on lööbi rekkeauto, et ise viskas ka seal shakedowni järel nalja, et kõik eeldused on loodud. Ja kõik eeldused on olemas, nüüd tuleks teha ainult. Ei oskagi jälle temalt midagi oodata hästi, sest kogu varasem WRC karjäär on olnud selline pehmelt pettumus, et kas ta saab siit mingi uue hingamise? Ma arvan, et saab. Ma arvan, et ta isegi võib saada siit täiesti mingi uue hingamise. Kas nüüd sellelt rallit, aga tal on veel ralli see hooaeg plaanis, nii et vaatame, kuidas see hooaeg tal minema hakkab ja jätkuvalt ma olen see optimist alati, et ma loodan, et kõigil läheks hästi. No halba ju kellelegi ei sobi. Just, et lahe oleks näha, et ta hakkaks näitama midagi, näitaks kiirust, näitaks stabiilsust, püsiks teel ja oleks väga lahe. Aga vaatame natuke shakedownile otsaga, mis toimus WRC autode selja taga. Rally 2 arvestuses Erik Camilli võitis selle ära ja Nikolai Gräzin teine, Georg Linnamäe 3. Räägime Gräzinist ka, et üsna ikkagi piinlik, et meil ikkagi venelane veel siin vahel on. Olgugi, et ta sõidab Läti litsentsiga ja Euroopas reisib ringi Bulgaaria passiga, siis me ikkagi kõik teame, kust tema raha tuleb ja mis meelne mees on. Jah, ega ei oskagi seda rohkem kommenteerida, et need asjapulgad, kes neid otsuseid vastu võtavad, on, ma arvan, minu meelest ja ma arvan, paljude teiste meelest võtnud vastu valed otsused, et ta seal täna on, aga kui on nii, siis on nii. No väga huvitav saab olema näha, et meil ju läheneb ka tegelikult Rally Estonia. Ma tean nii palju, et korraldajate käed on seotud. See otsus tuleb vastu võtta valitsuse tasandil, et me Venemaa sportlasi sisse ei luba. Minu soovitus küll, Kulla Kaja, et kui sa meid kuulad, ma tean, et ralli on sinu number 1 spordiala, siis kindlasti kuulavad mõni sinu nõunikest, et ole hea, tee see pressiteade juba see nädalavahetus ära, et me siin Nikolai Gräzinit ja teisi tema rahvuskaaslasi Rally Estoniale ei oota, on kõigil pinged maas. Kui seda avaldust ei tule enne Rally Estoniat, siis kindel võib olla, et sellest saab number 1 uudis Eesti Vabariigis ja kahjuks mitte ralli sportliku poole pealt, vaid selline asi lihtsalt on meil kukil. Ja, aga Eesti on näidanud üldiselt selles poliitilises olukorras üpriski sellist korralikku teed teistele ka, et mis otsuseid on vastu võetud ja kui kiiresti. Ma ei tea, Rukki Verh esines vahepeal. Õnneks ma ei tea, kes see on. Esines Putini sellel suurel peol ka seal staadionil. Okei, ühesõnaga vähemalt on jäänud mulje, et võetakse otsuseid vastu, võetakse konkreetsemaid otsuseid vastu, mõned võib-olla mitte sellised konkreetsemad. Aga ma usun, et see otsus ikkagi vastu võetakse, sest see annab jälle selge meie vaatepunkti, mis me asjast arvame ja see tuleb ära teha. Aga jätame selle Gräzini nüüd sinna paika. Georg Linnamäe 3. koht shakedownil on muidugi lootustandev. Kindlasti, ülikõva. Selja taga on Stefan Lefebvre, kes on olnud Citroeni tehasõitja. Selja taga on Rossel, kes on eelmise aasta maailmameister. Linnamäe on shakedownidel alati hea. Et kas me peaksime ootama talt rallilt ka nüüd top 3 aegu, ma arvan, et seda ei pea ootama.
aga kui ta suudab tempos püsida ja mitte väga kaugel, siis on kõik ideaalne juba. Vaatame, kuhu meil platseerus ka Robert Virves juunior WRC arvestuses 5. aeg temalt, seal võitis selline mees, minu jaoks täiesti tundmatu nimi, nagu prantslane Franceschi ja William Creighton, John Armstrong ja Lauri Joona tulevad tema järel. Virves jättis selja taha Sami Pajari ja sellise huvitava Keenia mehe nagu Kimati McRae Kimati või? Yeah. Franceschi sõitnud ERC sarja, juunioride sarja seal asfaldi peal väga kõva sõitja ja päris kõva lahing tuleb kindlasti siin, et kes saavad talle lähedale, et ma usun, et ta seal hakkab juhatama. Aga Virves hakkab juhatama või pigem sõidab järel? Vot, hea küsimus. Ma arvan, et ega tal keeruline saab olema, eelmine aasta oli ka tal keeruline siin, et ma arvan, kui ta sihib sinna top 3, siis on juba kindlad punktid ära tuua väga hea. Kui ta suudab seal katsevõidu punkte tuua, on ideaalne. Kas on pointi hakata ralli võidu peale suruma, kui näha, et kiired poisid on veel ees ja väga pole kuskilt enam võtta, siis kindlasti seda mitte. Et junior WRC on selline sari, kus tavaliselt kõige kiirem ei võida, nii et seal peab peaga sõitma. Vaatame üle refid. Kokku siis, nagu igal rallil, võib kasutada 28 refi ja meil on kasutada 28 kõva, 18 pehme ja 8 vihmareffi. Vaadates homset ilmateadet, siis kas nendest vihmareffidest laupäevaks, pühapäevaks üldse midagi alles jääb? Räägi kõigepealt vihmareff, et pehme segu meie sõidame talverefi ja suverefiga, meil ei ole vihmareffi, et mida vihmareff juurde annab? Seda, et refil on selline korralik muster sees, mis juhib veejoa refist välja põhimõtteliselt, et ei tekiks veepatja maapinna ja refi vahele. Aga ometi kõik ei kipu seda kasutama? Jaa, kui ei ole sellist, seal on, selles mõttes on keeruline, kui oleneb oludest, kui palju vett sul tee peal on, kui palju sajab, et mis hetkel on seda mõtet kasutada, mis hetkel mitte, et see juba oleneb väga konkreetselt tingimustest. Aga vihmarefi idee on ikka see, et pidamine oleks parem ja see vesi sealt refi mustri seest välja saaks või refi ja siis maapinna vahelt, et oleks võimalik palju pidamist. No vaadates eelmist aastat, siis ma ennustan, et refid saavad olema ka see aasta väga suur teema. Kindlasti jah, juba ainuüksi ilma vaadates, et refiga hakatakse kindlasti alt minema ja kindlasti saab palju võita, et peab lootma, et meie meestel läheb hästi. Jah. Lubatakse siis ilma homme täiesti vihmane, laupäeval 20% ja pühapäeval ka 20% ja All Live'is kuulsin, et pühapäevaks lubab ka mingit tormi. No aina põnevaks läheb. Väga hästi rallifänile põnevus sobib. Ma tean, et seal autos ei ole võib-olla nii mugav istuda, aga meil on huvitav vaadata ikka. Jah, et kõigil siis ka kojamehed ja klaasipuhurid ka õigel ajal tööle läheks. No seda loodame, et need asjad töötavad, jah. Aga räägime kiire katsetest ka, et ega midagi uut rääkida ei ole, katsed põhimõtteliselt samad, mõned lisandused on mõni katse saanud ja siis järjestused on ka ära muudetud, et samadel päevadel samad katsed kavas ei ole. Esimesel päeval sõidame 120 kilomeetrit, teisel 116 ja viimasel päeval 54, kokku 291,84. Aga teen juba sellise julge ennustuse, et kuuldes, millised rahvamassid on juba teel ja ilmselt juba ka raja ääres telkidega valmis, siis ma arvan, et kõiki need katsed ei peeta. Eelmine aasta ju jäeti üks. Ja selline rahvamass, seda on päris keeruline kontrollida ja ma usuks, et kui Rally Estonia korraldaks sellise rahvamassiga rallit, nad suudaks seda kontrollida. 300 000. No miks mitte, see väga toimiv süsteem on. Ma nüüd ei räägi Otepää piirkonnast, Otepää ise ei võta ilmselt 300 000 inimest vastu, aga süsteem toimib. Kas nendel toimib süsteem? On nemad alles teist aastat siukse rahvamassiga. Ja, et pigem on neil keeruline ja võib hakata juhtuma, et on rahva probleeme. Jah, aga hoian muidugi pöialt, et neid ära jäetud katsed oleks võimalikult vähe. Alustame homme, mis kell me alustame? Mis kell sa alustada tahad? Ma tahtsin küsida, mida sa tahad? 9.33 alustaks mina esimese katsega ja kohe üsna tummised katsed, 19,2 ja 20,7 ja siis ring lõpeb 11 ja 9 kilomeetriste katsetega. No pikad katsed võivad juba refiga nii mõndagi teha.
kindlasti jaa, et huvitav oleks seda strateegiat, refi strateegiat näha nüüd, et kui homme peaks veel vihmane olema ja võib-olla mingi hetk on kuiv mingid katsed, et kas võetakse 2 varu kaasa ja et mis tehakse, et eks seda on homme hommikul näha, mis refi strateegiaga peale minnakse. Kindlasti on keeruline otsus. Ja homme päev lõpeb meil 20.04 algab viimane katse ja kuskil 9:30 paiku on meil ka podcast järgmine üleval. Seniks hea meelega juba hakkaks vaatama küll. Paus on nii pikalt, et seekord ilmselt ei ole sellist asja, et ärkaks seal esimese poole katse peal alles üles ja vaataks, et täna või homme kindlasti saab see ärkamine juba enne katset toimuma ja enne katset on see WRC live juba lahti. Loodame, et ilma tõrgeteta. Tänane ülekanne oli väga, väga vonks, et kiidame WRC All Live'i tegijaid samasugust signaali hoida. Just nii. Ja kena päeva jätku ja homseni. Homseni. 6. käigu tõi sinuni Unibet. Mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank. Laenudele spetsialiseerunud pank.